Kas räägime mõne sõnaga human design keskkonnast? Ehk siis räägime sellest, et milline kala sa siis oled ja millises vees sa ennast kõige mugavamalt ja kõige kodusemalt tunned. Human design keskkonnamuutuja on tuletatud sinu kaardis olevast punasest alumisest noolekesest ja noole suund on oluline. Lisaks sellele on tegelikult hästi oluline sul ette võtta oma kaart, vaadata sinna lisainfo lahtrisse, sellepärast et keskkonna realt leiad sa ühe 6 terminist. Ehk siis sinu loomulik keskkond on kas koopad, turud, köögid, mäed, orud või kaldad. Ja keskkonnamuutujat ei tasu päris üks-ühele võtta. Me ei räägi ainult sellest, et kus sul tasuks elada. Me tegelikult räägime sellest, et keskkonnamuutuja kannab endast väga palju muud väga olulist infot, sealhulgas sellist infot, mida tegelikult sa saad väga edukalt rakendada enda töövaldkonda. Mina ütleksingi täna, et tegelikult strateegia autoriteet viivad, kui sa jälgid oma strateegiat autoriteeti, siis tegelikult su keha ise viib sind sulle sobivaimasse keskkonda. Nüüd tööalaselt tasuks keskkonnale aga tähelepanu pöörata, sellepärast et nendele kvaliteetidele ja omadustele vastavas keskkonnas on sul ka kõige kergem leida sobivaid kliente, märgata sobivaid võimalusi. Seal jõuavad sellised parimad koostööd ise justkui sinuni. Me tegelikult keskkonnast rääkides, me räägime ka sellest, et kus alustuseks su närvisüsteem rahuneb, kus su keha lõõgastub, kus sul on hea mugav olla, sõna otseses mõttes see kalavees värk. Aga me tegelikult keskkonnast rääkides, me räägime ka sellest, et kus on sul kõige lihtsam, kõige mugavam leida ka sellist emotsionaalset, vaimset, spirituaalset toitu, kus on sul võimalik ka vajalikule infole kõige kergemini ligi saada, kus sa tegelikult ka kõige kergemini, kõige paremini, kõige loomulikumalt õpid, mingeid kogemusi, emotsioone läbi töötad. Ja otse loomulikult me räägime tegelikult ka sellest, et millises keskkonnas siis on sul kõige kergem vastavat sobivat toitu leida ja sellest siis ka vajalikke toitaineid omastada. Me räägime sellest, et kus on sinu keha, millistele omadustele, parameetritele vastavas keskkonnas on sinu keha loodud elama. Ehk siis keskkonnamuutuja hõlmab endas nii palju enamat kui lihtsalt mingisugune füüsiline sind ümbritsev ruum. Me räägime tegelikult füüsilisest, energeetilisest ja ka emotsionaalsest ruumist ning tänapäeval eriti töövaldkonnas ka virtuaalsest ruumist. Ja mul ongi selline mõte, et aga mis siis, kui me teeksime ühe väikese sellise seeria ja räägiksime eraldi nii noolekese suundadest kui siis ka erinevatest kõigist nendest 6 keskkonnast human designis.